Tere! Selles videos räägime Eesti kaitsealade tüüpidest ja nende tegevuspiirangute vöönditest. Eestis on 2022 aasta seisuga 238 kaitseala ning need hõlmavad endale märkimisväärse hulga Eestimaa pinnast. Kuid mis on kaitseala? Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse ja uuritakse loodust. Kaitsealad jagunevad suures joones kolmeks: rahvusparkideks, looduskaitsealadeks ja maastikukaitsealadeks. Rahvuspark on suur riiklikult kaitstav loodusala, kus on erilisi teadusliku, kasvatusliku ja puhkeväärtusega loodusobjekte, nagu näiteks ökosüsteeme ja maastikke. Paljudes riikides ka ajaloo- ja kultuuripärandit. Rahvuspark koosneb täiesti kaitstud aladest ehk loodusreservaatidest, loodust tutvustavaist piirkondadest, nagu näiteks õpperadadest ja puhkepiirkondadest. Looduskaitseala on kaitseala, mis on loodud looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Eestis on 2007. aasta lõpu seisuga 129 looduskaitseala. Maailma suurim looduskaitseala on Põhja- ja Ida-Gröönimaa rahvuspark, mille pindala on 972 000 ruutkilomeetrit. Maastikukaitseala ehk looduspark on kaitseala, mis on loodud maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks. Loodusparkide alla kuuluvad ka pargid, arboretum ehk puittaimede ja põõsastekogu ja puistu. 2007. aasta lõpu seisuga on Eestis 149 maastikukaitseala. Omamoodi moodustavad kaitsealades ka tegevuspiiranguvööndid. Need jagunevad kolmeks: loodusreservaadiks, sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks. Loodusreservaat on otsesest inimtegevusest puutumata loodusega maa või veeala, kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside tulemusena. Loodusreservaadis on täielikult keelatud igasugune inimmõju ja inimeste viibimine aastaringselt. Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa või veealal välja kujunenud looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Sihtkaitsevööndis asuvaid loodusvarasid ei arvestata tarbimisvarudena. Selles vööndis on kaitsealuste liikide elupaikades või rändlindude koondumispaikades inimeste viibimine piiratud nende liikide jaoks tundlikel aegadel. Piiranguvöönd on maa- või veeala, kus on lubatud majandustegevus, arvestades looduskaitseseadusega sätestatud kitsendusi. Vööndis on lubatud kõik, mis pole seaduses või kaitse-eeskirjas keelatud, ning piiranguvööndis asuvad teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks. Eestis on 6 eri-ilmelist rahvusparki ja põnevaid kaitsealasid, kus on tihedalt põimunud loodus, kultuuri ja ajalugu. Nendeks on Lahemaa, Matsalu, Soomaa, Vilsandi, Karula ja Alutaguse. Vilsandi rahvuspark sai alguse Baltimaade vanima kaitseala Paika loodusreservaadist, mis rajati 1910. aastal. 1993. aastal reorganiseeriti kaitseala rahvuspargiks. Vilsandi on tuntud ühe suurima hallhüljeste lesilana ja oma rikkaliku merelinnustiku poolest. Siin võib leida ka haruldasi orhideesid ja paeastanguid, mis on rikkalikud fossiilide poolest. Lahemaa rahvuspark laiub 74 784 hektarilisel alal, mis teeb sellest Eesti suurima rahvuspargi. Siin kaitstakse metsa, soo ja ranniku ökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi, geoloogiamälestisi ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Lahemaa on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid ning kuulub üle euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana. See loodi aastal 1971, mis kroonib just Lahemaa Eesti vanimaks rahvuspargiks. Matsalu rahvuspark on lindude rändeparadiis. See on üks Euroopa suurimaid rändepuhkalasid, kus pesitseb üle 250 linnuliigi, olles koduks ka merikotkastele, metsistele ja haruldastele kurgedele. Matsalu rahvuspark on üks esimesi kohti Eestis, kus hakati tegema rändelinnustiku seiret. Alutaguse rahvuspark hõlmab valdavat osa Alutaguse madalikust. See on Eesti suurim okasmetsade ja soode ala, kus võib kohata haruldasi liike nagu merikotkad,
pruunkarud ja lendoravad. Läbi Alutaguse kulgevad paljude liikide, sealhulgas hundi, karu ja ilvese ränded Eesti ja Venemaa vahel. Eesti rahvusparkidest kõige väiksema ja künklikuma Karula rahvuspargi loodus on mitmepalgeline. Põhja-Karulas domineerivad pärandkultuurimaastikud, mis on ka Karula suurimaks väärtuseks, on tekkinud aastatuhandeid kestnud inimtegevuse mõjul. Hajali paiknevad talud vahelduvad põllusiilude, heinamaade, metsatukkade ja järvedega. Lõuna-Karulas seevastu laiuvad metsamassiivid, koos nende vahele mahtunud väikeste rabade ja soodega. Karulas asub Kagu-Eesti suurim metsamassiiv, mis ulatab kaugele üle rahvuspargi piiride. Mets katab üle 70% rahvuspargi pindalast. Soomaa rahvuspark on loodud suurte rabade, lamminiitide, metsade ja kultuuripärandi kaitseks Vahe-Eesti edelaosas. Nii nagu nimigi ütleb, moodustavad 80% Soomaa rahvuspargi pindalast rabad koos soostunud niitude ja soometsadega. Elu Soomaal sõltub ilmastikust rohkem kui kusagil mujal Eestis, sest sealsed Sakala kõrgustikult alla tulevad suurvett ei suuda Soomaa jõed korraga mahutada. Kõige põnevam aeg Soomaal on suurvesi ehk 5 aastaaeg, mil kõik madalamad metsad, teed ja õued on üle ujutatud ja liigeldakse vaid vett mööda.